Slovakkiasse ja siis mul on siin Slovakkia boks, teemaksu boks, mis minu arust on kõige õudsem asi, kõige õudsem boks, mida ma näinud olen. Sühke kerrakas. Ja suur asi ka ära olema. Ja noh, niisugused igal riigil peaks sühke olema, siis peaks ühe akna veel autole ette panema, kus välja näeks. Noh, paneme ta siis siia ja see nõuab voolu ka, ega see niisama on nagu heas peast ei funksi. Aga sinna tuleb mingit raha peale panna nüüd, jah? Vist jah, ma ei tea, mis see üks tähendab, mis vilkuma peab, mis ei tea. Ma ei tea, 1, 2, ma ei tea. Ja raha tuleks panna peale. Aga ma katsun kuhugi saada mingisse no kuhugi ühe sõnaga saada, kes üle kontrollida selle boksi eest, ma ei tea, mis seis selle boksiga on üldse. Muidugi Ungari teemaksuga saab ka veel midagi hakkab saama, sest ma ei tea, kuidas see käib. Kohe õpime selgeks kõik asjad. Это словацкий бокс? Так. 2 евро. 102 евро. 2 евро, не. Мил, что? А? 2 евро. За то, что Словакия бокс. А где следующий? Следующий? Нигде. Нигде. Не говорили. На мадярской границе. Не, бокс есть. Бокс есть. Добить? Так. Svidniku na Pesike. Svidnike. Тогда это. Ühesõnaga, nüüd me läheme mingit Svidnikut otsima, mis peaks siin kohe varsti tulema. Sest esiteks oli selles platsis seal hästi palju rahvast ja pikk järjekord. Ja lisaks sellele taheti 2 euri saada selle eest, et sa parklasse sisse võid sõita, mis iseenesest tundus veidi veider. Aga ega keegi ei ütle, et see Svidnikusse sisse sõitmine vähem maksab. Aga noh, see kohe selgub, sest see Svidnik peaks siin kuskil üsna lähedal olema. Poolest päevast läks veidi huvitavamaks ka, loodus läks veidi kõveramaks ja tekkisid sellised mäed, sai üles ja alla sõita, mis iseenesest kütusekulule küll kuidagi väga hästi ei mõju, aga selle eest oli natukene huvitavam sõita. Läheb proovida? No vaata, mis siin saab, öeldi, et siin saab ja siis saab. No märgid on üleval, et saab. Siuke tore lugu, et ma ei saanudki aru, mis nad seletavad inglise keelt, nad ei räägi midagi, räägi oma keelt, ütlevad, et neil on Slovakkia, nemad räägivad oma keelt. Raha peale panna ei saa, vist sellepärast, et pole nii kaua saanud, räägib mulle 300 eurist, et ma pean sellest 300 euri vist maksma, et ma pole siin nii kaua käinud. Ja tema boksi vahetada ei saa. Öeldi, et mine piiri peale, seal tehakse suga asjad korda, et nüüd peame siis piiri peale tagasi sõitma. Hakkab pihta. Tulime otsima seiklusi. Euroopa Liit pole käinud. No seal saame teada, mis see põhjus on. Kui ma pole siin käinud, mis ma selle boksiga tegema pean siis. Või noh, eks seal tehakse meile selgeks, lähme vaatame. Noh, 2 tundi möödas nagu nipsti. Jah, ma olen tegelikult nii tige, et ega ma normaalset juttu ei jää. Sain trahvi selle eest, ühesõnaga mina sain aru, et ma ei ole pool aastat Slovakkias käinud või pole boksi ära andnud. Ma ei tea, et mul koju oleks mingi kiri tulnud, et ma peaks selle ära andma või midagi. Ma ei tea, et ma oleks kuhugi alla kirjutanud, et ma pean selle ära andma poole aasta pärast, kui ma ei käi siin. Et praegu jääb mulje, et ma sain selle eest trahvi, et ma pole pool aastat käinud siin, 250 euri. Nii, ja nüüd kui ära lähme, siis pead tagasi tooma selle? Siis pean selle boksi ära andma, sest ma ei tea ju, kas ma jälle sattun siia või ei sattu. Ja selleks, et seda ära anda või midagi siin teha saada, praegu läks 2 tundi vist või natuke rohkem aega. Nii. Vahepeal oli vahetus, nüüd on 1 inimene seal ja seal 20 meest ootavad, et saaks midagi samasugust teha, mis mul on vaja. Nad tõenäoliselt trahvi ei saa, nad on targemad, nad käivad tihemini siin. Aga kui nüüd juhtub, et me peame Itaalia kaudu tagasi tulema, mis see tähendab, et siis sõidame igaks siis ma pean mingi kellegi teise autojuhi kätte selle boksi andma ja see peab ära tooma, aga siis ma võiks iga firma bokse siia tuua, panen neid tuuri ja toon ja ma ei tea. Ja nüüd kütame edasi? Nüüd kütame edasi, jah.
lähme, sõidame natuke. See on parem tegevus, kui siin seista ja katsud midagi öelda ka, su peale vihastada, see on nii loll, et mine välja, on ju, lähed välja ja sa hakkad otsast peale, seisad 2 tundi seal. Eks mul on see häda ka, et ma kipun kraaksuma kohe, ma ei saa nagu alla neelata kõike. Pressov on kinni. Košicest me tuleme siit siia. Hrjatkis keerame Košitsa peale, siis siit lähme välja, et nii pidi peame sõitma. Et muidu see on nii, siis paljud sõidavad siit tagasi, lähevad niimoodi ringi, aga ei ole mõtet, et tuleme siin vahepeal, see tee on kinni. Et tuleme siit Varnov ja Varnovist lähme Hrjatki peale ja Hrjatkis siia Košitsa peale. Tere hommikust, 3. päeva hommik, kell on praegu 9.34 ja vahepeal on nii palju juhtunud, et me oleme jäänud oma 24 tunni peatusesse ühesse tanklasse, mille me viimasel hetkel leidsime. Ja kui me hommikul nüüd üles ärkasime, siis selgus, et meie tendist on välja torkanud üks mingisugune odikas ennast, ehk siis tõenäoliselt see mõni rull, mis seal peale sai laetud, selle alus on katki läinud ja nüüd tõmbame tendi lahti, vaatame, kuidas me selle olukorra ära saame parandada. Ongi tänaseks päevaks veidi tegevust. Ja veel peab ütlema natukene ilmastikualast informatsiooni nii palju, et me oleme nüüd siin Slovakkias ja siin on palav ja praegu hommikul on juba palav ja tõenäoliselt läheb päeva peale veel kohe nagu eriti palavaks. Pealelaadis sai küsitud, et kas need kestavad või kesta, öeldi jaa, et iga päev läheb ja iga nädal läheb kuhugi. Ja ma ütlesin, et need lähevad Rumeeniasse, et need vist ei kesta. Oma viga, et ei kirjutanud CMR-i peale ja nüüd on katki need ja see, mis siinpool katki on, seda ei suuda käsits ümber laadida. Midagi hullu ei ole, kaup katki ei ole, aga seda kaupa on kehva kätte saada, keegi peab selle käsitsi maha võtma. Aga sinna riikidesse, kus me lähme, nagu Rumeenia ja Bulgaaria, et seal on see häda, et on põhjust alati raha küsida. Nii kui algas see siia riikidesse tulek seoses selle boksiga. Nõnna, meie 24 tunni peatus päädis nüüd sellega, et kell on praegu 2 läbi ja 8 minutit ja me asume teele Ungari poole. Ja eelmine 24 tundi möödus suures osas magades, natukene lugedes, natukene niisama passides ja väga see 24 tunni jooksul midagi muud teha ei ole, siis see ongi mõeldud puhkamiseks. Et algus oli plaan, et lähme hästi vara, aga natuke arvutasin ja sinna kohta on meil peaaegu 600 kilti jõuda. Et mitte ennast piinata ja siin Suurmansaft läheb neid autosid nii hommiku vara, et siis ühesõnaga saime rohkem magada ja hakkame nüüd enam-vähem päevases graafikus tööle ja jõuame ilusti töö ajal, lõunaaeg peaks jõudma sinna kohale. Muidu oleme hommiku kohal enam maha ja siis on terve päev. Peame seisma. Nüüd saab jälle niimoodi, et saab siis ka pimedal ajal natuke magada. Eile hommikune päikesepaiste ja suur kuumus asendus üsna peagi väikse vihmasabingu ja suure tuulega ja see suur tuul on puhunud põhimõtteliselt siiamaani. Ja mina kuulsin, et on Kreekasse minek, siis võtsin muidugi ainult dressiga kaasa ja hunnikud T-särke ja ujukaid. Ja see tähendab nüüd omakorda seda, et varsti peab hakkama vist kuskile minema mingit jopet ostma, kui asi niimoodi edasi läheb, sellepärast, et see suur tuul teeb küll väljas olemise väga kulmaks. Me uurime Ungari teemaksu asja, millest ma ei tea mitte midagi. Cash, jah? Had forint, euro, šaka. Euro. Kassa? Okei. Skolka euro? 56 euro, 100 kilti. Siin saab nii kähku raha otsa kuidagi. Hullumaa ikka päris kallid on need asjad. Selle Ungari teemaksu tšeki peal on siis täpselt kirjas ka, et teenumbrid ja kus sa sõita tohid. Et kui ma kuskil valesti lähen, siis
siis tõenäoliselt saab veel rutem raha jälle otsa. Kõik on kuidagi sihuke teistmoodi kui Euroopas. Selles Euroopas. Aga kohe 200, mis meil oli siis? 200 midagi kilti ja siis me saame sinna päris põnevale Rumeeniasse, põnevasse maasse, põnevale maale. Peame kindlasti nalja saama. No kuidas jaksad, kell on 4:30. Küll on täpselt see aeg, kus on kõige parem uneaeg. Nii kisub vähe unele. Aga mõtlengi, et mis teha, kas teeks tund aega und parklas, et see suurt ei muuda me plaanides midagi. Või läheb äkki kohe ära uni. Praegu see kämar ka veel, praegu oleks hea tund aega tuhkuda, varsti on valge, siis kui valgeks läheb, siis on nagu kõik korras, siis enam und ei ole. 1,8 kilomeetrit pärast. Ei saa uni nii peale. Teeme väikse pool tundi. Ja kuna mina olen Raidiga samas ajaarvamises, siis lähen ka mina magama. Pole midagi teha. Nii sai kokku lepitud ja nüüd on minek. Eks siis istume päevase magamise aega üleval nagu öökullidega. Või päevakullid või. Noh, siuke elu ongi. Pean kella kälisema, muidu ma ei saa rahulikult magada. Ma hakkan kella vaatama, kaua ma pikutada. Jõudnud omadega Rumeenia piirile. Siin on hull järjekord, aga mingil hetkel peaksime siit üle saama. Ja kell on praegu kohalik 7:46 ja meil on esimesse laadis, mis sõita 280 kilomeetrit. Nii et iseenesest päris normaalsel ajal peaks maha saama ja see ongi vist Rumeenia ainukene laadimine, et siis paneme kohe Bulgaaria poole udjama. Ilm on läinud selliseks huvitavaks, see on soe. Aga kerib mingit pilvi ja see jõhker tuul, mis meid juba eilsest hommikust saadab, see on siiamaani lakkamatult puhunud. Mine tea, mis see ilm endaga veel siit kaasa toob. Me ammu ootame, et hakkaks hirmsasti vihma sadama, siis see peseks selle esimese akna puhtaks ja siit saaks selle välja vaadata normaalselt. Aga ega teda siis ei tule kui vaja. Kuidas see piiriületused tavaliselt käivad, et saab siit Ludila läbi või? Ega ei tea, vanasti ei saanud. Nad hakkavad siin, vaatad eestlane on nagu siuke rahakott äkki nende jaoks. No vaatame, kohe näeme. Et tõenäoliselt äkki hakkavad raha norima, aga äkki läheb kõik väga hästi. Pagan seda teab. Aga elu on näidanud? Et ei lähe väga hästi. Nii palju, kui ma käinud olen. Aga vaatame. Noh, praegu on ungarlane, lähme Ungari läbi, järgmine on siis tuleb rumeenlase piir. Aimdus on juba süüke, et hakatakse, et anna kohvi ja anna kingitust. Aga ma võin eksida, kohe näeme. Küsiti kohvi tahad, ma ütlesin ei taha. Aga võtta selline energiajook, muidugi võtan, aga 2 tükki ei andka. Ongi läbi või? Tundub jah. Ei tasu kiruda inimesi enne, kui ei tea, kas on põhjust kiruda. Aga ma kirun endiste kogemuste põhjal. No õnneks on meil piiriületusi veel piisavalt, nii et... Jaa, ei no küll keegi ikka. Ma võtan siit telefonil võib nüüd sellega maha võtta. Ma panin enne, et ma saan kohe lindistada, kui nad hakkavad nüüd siin midagi peedistama. Et... läks niimoodi. Ma seisan väga rumala koha peal, ma seisan veel nende võimuses, kui keegi arvab, et ta peaks mul mind kiusama, siis ta saab mu kätte, ma olen piiritsoonis. Aga kasutan aja ära, et saaks viitsi täis. 24 € 2 päeva. Väga soodne pakkumine. Võrreldes selle Ungariga, mis ma sõitsin siin 3 tunniga läbi, 56 € on see puhta muidu.